Alustaks siis sellest, et meeldetuletuseks, et uuest aastast ehk siis 2020 aastast läksime üle uuele raviarvete lahendusele, mille projekti või arendustööd tegelikult võtsid päris pikalt aega nii meil kui ka teie tarkvara arendajate poole peal. Et kui keegi mäletab, siis tegelikult me ju soovisime isegi juba peaaegu et aastaga varem selle projektiga töösse minna, aga kuna digiregistratuur oli prioriteetsem, siis me seda raviarvete lahenduse projekti liigutasime edasi. Ja juurutamine siis oli selle aasta algusest, et nagu ikka uue lahendusega, et ega see algus päris lihtne ei olnud. Et kuigi eelmisel aastal siis Tartu Ülikooli Kliinikum ja Lõuna-Eesti Haigla meil olid juba peaaegu pool aastat seda uut lahendust kasutanud, siis ikkagi uue süsteemi juurutamisel oli mõningaid väljakutseid ja läbi selle siis tegelikult meil jaanuari arvete saatmine oli siis veidi hiljem, kui me tavapäraselt oleme harjunud. Tavaliselt on see olnud seal veebruari keskpaigas, aga tegelikult siis seda algset eesmärki lükkasime natuke kaugemale, ehk siis veebruari lõppu. Ja mis siis olulist muutus võrreldes torusüsteemiga? Et esimene suur muudatus on siis see, et mis puudutab siis meid kõiki, on selles vaates, et perearstidel ei ole vaja enam selliseid fikseeritud iseloomuga arveid meile saata, ehk kõik pea- ja baasraha arved genereerime siis omalt poolt algandmete põhjal ise siin süsteemis ja teeme teile lihtsalt hiljem ülekande, pluss siis jagame välja selle info, et mis see arve oli. Ja teised suured muudatused on muidugi see, et muutus uue lahendusega veidi raviarve formaat, muutusid kontrolli võimalused, kui meile raviarved saadetakse. Ja see aitab kindlasti raviarvete edastamise kvaliteedile kaasa. Partneritele jooksvalt tekkis võimalus jälgida enda lepingut ja lepingu täitmist, et seda ma ka mõne hetke pärast räägin korra veel detailsemalt. Ja kontaktiinfo jagamine on meil ka võimalik nüüd läbi selle uue süsteemi, et paremini oleks siis info jagatud. Siis kui minna järjest teemadega, et ma jagan enda ekraani. Ma loodan, et on nähtav. Et kui alustada siis sellest, et lihtsalt meenutuseks, et kui on vaja infot saada, mismoodi see süsteem töötab ja üldisemalt dokumentatsiooni, siis Haigekassa kodulehel on olemas partnerite rubriigis e-teenuste arendused ja IT-juhendid. Ja kui siia klikata, siis siin on olemas selline alamlõik nagu raviarvete saatmine, kus siis on täpsemalt kirjas selle rakendusega seotud tingimused ja info. Siin on siis nii üldine info kui ka selline väike elektroonse raviarvete edastamise väike juhend ka, et juhul kui asutus ei kasuta Otsoni või siis Medisofti tarkvara ja kasutab MISP, et siis mismoodi on võimalik MISPist arveid saata
ja siis sealt hiljem ka infot vaadata. Siis me oleme siin välja toonud ka need erinevad nii-öelda reeglid või kontrollid, mida siis raviarvete saatmisel me teeme. Nende puhul te kindlasti olete enda tarkvaras märganud ka, et kui midagi siis ei sobi, siis antakse teada, et kas on vale teenuse kood, puudub mingi muu info. Et just seesama kontrollimaks, et kõik vajalik info on raviarvel olemas või siis ei oleks seal midagi, ma ei tea, imelikku kirjas. Et no ma ei tea, mingite koguse kontrollidega näiteks saab seda teha, et kui on ikkagi teada, et rohkem kui üks ei tohi olla, siis raviarve saatmisel infosüsteem annab meile teada. Ja see on nüüd siis see info, mis on olemas meil kodulehel. Kui nüüd edasi minna, siis mis võimalused ja lahendused meil siis täna kasutuses on. Et esimene asi on kindlasti see, et on teie enda tarkvaras tehtud, ma loodan, mõned aruanded, et oleks võimalik kokkuvõtteid vaadata, aga siis meie enda poolt oleme lahenduse teinud hetkel MISP keskkonda, et sealt on siis võimalik kõiki neid samu andmeid vaadata, mis te olete meile edastanud, mis meie teile oleme nii-öelda arvete puhul genereerinud ja selle puhul saaks siis võimalikult hea nagu infovahetuse ära teha. Et meenutaks siis veel selle, et kui ma ise töötan MISP-is testis, et siis minu MISP-i logimine toimub veidi teistmoodi, aga siis meenutuseks, et tuleb minna misp2.digilugu.ee, logida siis ID-kaardiga või vist on ka see mobiili-ID olemas. Ja siis peale teile peaks tekkima selline leht, kus te saate raviarvete edastamise lepingute halduse lingile vajutada. Ja siis põhimõtteliselt te peaksite jõudma sellisele lehele, kus on siis olemas selline info, et mis asutusega on tegemist, kes meil on lepingu kontaktid ja siis allpool peaks olema, mis on teie enda asutuse kontaktid. Et siin on hästi palju sigri-migri, et nagu ütlesin, me kasutan praegu testsüsteemi infot, et põhimõtteliselt siit peaks siis vaatama, et mis info siin olemas on, et kui teil on küsimusi näiteks seotud detailselt näiteks mingi raviarvete ja meditsiini poolega, siis võib olla mõistlik pöörduda usaldusarsti poole. Aga kui on puhtalt mingi lihtsam küsimus, mis puudutab raviarvet, siis alati on võimalik pöörduda menetleja poole, kes siis teid raviarvete edastamise ja muu infoga aitab. Ja loomulikult on siis toodud meil ka haldur, et 3 sellist olulist kontaktisikut on siis alati siin välja kuvatud. Aga ma lähen siis uuesti siia raviarve teenuste sisse, et on siis võimalik uut arvet saata. Seda ma arvan, et ma praegu tegema ei hakka, et seda kasutatakse selles mõttes siit minimaalselt. Et pigem ma räägiks sellest, et kui te olete raviarved meile ära saatnud, siis millist infot on võimalik hiljem siit MISP-ist vaadata. Et kõige põhilisem teema, mida ma olen aru saanud, mida küsitakse, on koondarved. Et selleks on siis koondarvete ootmiseks on hästi lihtne siin liikuda, et arveldusdokumendist tuleb leida koondarve. Kui te ei tea seda koondarve numbrit, et siis saab alati siit nüüd panna mingi perioodi
et ta siis näiteks septembrikuu kohta otsiks üles, et mis koondarved siin on. Ja põhimõtteliselt rohkem hetkel isegi täita ei ole vaja, et kui vajutada siia esita päring nupule, siis tuleb siia pikk nimekiri siis erinevatest koondarvetest ja ka tegelikult raviarvetest, mis on seal koondarve sees. Et siis alguses ongi see raviarve, mis te siis edastasite meile ja siis väljade mõttes on see, et on raviarve ID on see, mis on meie süsteemis, raviarve number on see, mis numbriga teie meile selle nii-öelda arve saatsite ja koondarve number on siis see, mis me oleme nii-öelda automaatselt teatav perioodi tagant nende raviarvete arveldamiseks genereerinud. Et perearstidel peaks olema vaikimisi see, et neid koondarveid luuakse 2 korda kuus, aga vajadusel on võimalik see siis viia ka nädala või päevapõhiseks, et suuremate asutustega on meil päevapõhine vaade. Aga ma siis võtan siit ühe koondarve, et siin koondarve välja numbri on olemas siis see koondarve number, ma kopeerin selle siit lihtsalt endale teadmiseks, lähen uuesti sinna koondarve päringu algusse või ütleme arvete päringu algusse, panen selle siia, ehk siis koondarve ID väljale ja võin siis uuesti vajutada esita päring ja siis ta mulle näitab ainult seda koondarve infot. Ehk siis meil on siin koondarve, mis lõpeb 163 lõpuga, siin koondarve sees on 3 raviarvet ja see on siis 2020 aasta augusti kuluperioodi kohta. Nüüd, kui ma tahan seda koondarvet välja trükkida või siis seda niimoodi üldisemal kujul vaadata, siis lähen uuesti siia arvete päringu algusesse, vajutan siia linnukese kuva koondarve, vajutan jälle esita päring ja siis ma saan ta sellisel kuvataval kujul oleva kätte, et on kes on meie arve saaja, kes on saatnud, mis on see kuupäev, mis on arve number, kui palju seal siis raviarveid sees oli ja mis oli kogu selle koondarve kogusumma. Et ma kuulen, et ma kellelgi on mikker lahti, et kui võib, ma panen selle korra kinni, et siis ei ole taustal müra. Nii. Et ja põhimõtteliselt siis see koondarve on võimalik ka salvestada PDF-i kujule, et põhimõtteliselt kui salvestada nuppu vajutada, siis on võimalik siit PDF-fail genereerida. Ehk et ma vajutan PDF-i nuppu, siis ma saan siit selle PDF-ina täiesti selle dokumendi kätte. Ehk et see on selline esimene suurem teema, mis on, ma saan aru, olnud laual. Nüüd, see nüüd on siis tavalise koondarve puhul, et meil on neid, siis on koondarved, on tegelikult ka siis krediitarved, ehk et samamoodi, et kui te olete tühistanud mõne raviarve, siis nende samade tühistamiste kohta genereeritakse koondkrediitarve ja siis on selles mõttes tekib siia samamoodi see info, et mis summas kogu see krediteerimine toimub. Nüüd, need on siis nüüd need arved, mille puhul teie olete info meile saatnud. Et loomulikult ma rääkisin praegu ainult koondarvest, tegelikult on võimalik siis siit otsida ka raviarveid, et
kui see lihtsalt tühjaks jätta, siis viskab ta siia kogu selle pildi põhimõtteliselt samamoodi ja raviarvete puhul on siis see raviarve number ja tegelikult on võimalik MIFIst ka seda ütleme siis antud juhul mitte test, aga tegelikult siis seda raviarvet ka vaadata, et ilmselt sama vaatevõimalus on ka teil enda tarkvarades olemas. Et selles mõttes annab täpselt selle pildi, mis andmestik on sisestatud. Ja siin on näha praegu, et see on siis Euroopa Liidu või ütleme siis Euroopa Liidu raviarve olnud. Nii, siis läheme tagasi. Ja siin on siis põhimõtteliselt need otsingu filtrid on olenevad siis sellest, et millal on see koondarveldatud arve või siis millal on tegelikult see raviarve esitatud meile. Et saab mõlema filtri järgi otsida. Saab otsida kas teie enda poolt esitatud raviarve numbri järgi või siis meie süsteemis teile tagasi öeldud raviarve ID numbri järgi, et need võimalused on siin kõik olemas. Ja sellise... Nii, keegi taustal räägib, kas on küsimus? Sirje Alusalu on alustanud pildi näitamist. Vanusest Kristjanist leidnud kõrvavalu on editama. Ta ei koovitki eile saata, selle peale ta ka nagu saadab. Panin korraks üle veel. Panin veel kinni korraks heli sealt. Nii, mõtlen, mis ma järgmisena, et siit siis on võimalik tegelikult kõiki seda arveldusega seotud infot vaadata ja kui nüüd on soovi seda arveinfot näiteks või koondarve infot ka Excelisse panna, siis tegelikult ka selleks on võimalus olemas, et kuigi meil ei ole seda Exceli väljundit siia toodud, siis... Ei tea. No jah, et huvitav küll. Kirja ütleb, et seda ei ole vaja teada, seda on väga vaja teada. No mõnes mõttes oleks küll, et ei... Kaks on ketta ainult. Et näiteks nüüd võtta sama koondarve, kui teid huvitab Excelisse panek, et siis saab selle võtta põhimõtteliselt siit välja, uuesti nii nagu ma ennem näitasin. Ja kui nüüd see salvestada XML-i, siis tekib XML fail, on siis FIS8 XML. Ja kui teil on Excel avatud, siis põhimõtteliselt, kui Excelis avada see XML, kohe avame. Jah, ma nägin hommik seda. Ajad. Siis siin on küll palju infot eespool, aga tegelikult see sama arveinfo on siis siin Exceli tabelis pärast kuvatav. Ehk on olemas siin see meie HKI number, teiepoolne arvenumber, siis on koondarve number
ja kuluperiood ka, et kui on vajadus sellise info järele, et siis on võimalik tõesti ka see sellisel hästi siis mitte lihtsustatud kujul, aga hästi sellisel üldisel kujul Excelisse panna. Nii, aga ma lähen tagasi MISP-i, et ma ennem rääkisin ka sellest, et on võimalik näha ka lepingu täitmist MISP-ist. Et ma ütlen seda ette ära selle, ennem kui ma selle avan, et tegelikult meil on arendumisel praegu see, et see lepingu vaadet teha mugavamaks ja võib-olla ülevaatlikumaks, kui ta praegu MISP-is on tehtud. Et MISP-is on teatavad piirangud, et seda aruannet siin eriti palju ilusamaks teha ei saa. Ja seetõttu me oleme siin leidmas ühte teist lahendust selle jaoks. Aga siis siit samalt lehelt, kui te lähete lepingute nuppu vajutate, et siis põhimõtteliselt on siit võimalik kehtivaid lepinguid või siis juba ka varasemaid lepinguid vaadata. Ja kui ma siit võtan siis näiteks praegu 2020 aasta lepingu, üldarstiabi lepingu, siis mulle kuvatakse testandmetena siis kui palju siis on see lepingu plaan olnud, kui palju on tegelikult lepingu summa või kogused olnud, mis lepingu erialast me räägime, siin on ka siis asukoha info ja ma olen nõus sellega, et kui on suurem asutus, kus on tegelikult mitu arsti ja mitu asukohta, siis see pilt tõesti siin MISP-is on hästi sigri-migri ja sellist head ülevaadet siit saada on tõesti veidi keerukas. Aga nagu ma ütlesin, siis me oleme liikumas veidi parema lahenduse peale ja loodetavasti on see õige peale, et teile kätte saadav. Aga jah, siis sisuliselt tegelikult see sama tabel, nii nagu ma enne näitasin, kuidas raviarvet on võimalik salvestada ja siis Excelis avada, siis sama saaks ka tegelikult teha selle lepingu täitmise tabeliga, et salvestada siit ta XML failina ja hiljem siis Excelis XML fail lahti teha. Ja seal selles mõttes Excelis on ta kindlasti veidi paremini töödeldav ja vaadatav, aga lihtsalt ma arvan, et me toimetame selle nimel, et saaks veidi mugavama lahenduse. Ja mugavama lahenduse selline üks versioon on tegelikult teile ka juba antud kasutusele. Et ma loodan, et kõik on seda Power BI-d näinud, mis siis on tehtud üldarstiabi kohta. Et kui ei ole, siis püüan nüüd meenutada, kus see kodulehel oli. Üks moment. Vist oli samamoodi partnerite juures. Perearstiabi. Jah, okei, just. Ja fondid, perearstide fondid. Fondid, jah. Ja see on siis meil see Power BI, mis siit välja jookseb. Et tegelikult on ta nimetus tõesti fondid, aga siin aruandes on olemas tegelikult väga palju ka kõike muud, et see maakonnakaart on lihtsalt selline üldine vaade, mis näitab, kui palju kuskil maakonnas teenuseid osutatakse, aga ütleme asutuse vaates olulisemad teemad on kindlasti fondid ise ja siis on ettemaksuarve, mis on tekitanud võib-olla ka küsimusi.
et ma alustan ettemaksuarvest ja siis pärast liigun fondide juurde. Et ettemaksuarve on siis tegelikult siis, mitte ettemaksuarve, aga tegelikult siis meil need jooksvad pea baasraha ja perearstide lisatasu arved, mille puhul siis teie meile arvetena esitama peame, genereerime need arved ise ja teeme teile ülekanded. Et siin on siis selline üldine vaade olemas, aga asutusena on mõistlik kasutada sellist kontovaadet. Siis saab hästi kergelt kohe ülevaate, mis siis ühel või teisel kuul on toimunud. Et ma võtan siit täiesti ettejuhtuvalt, võib kas või selle sama hädala perearstikeskuse võtta. Asutuse valik on siin külje peal siis, et valida asutust, saab valida kuud, ehk et antud juhul näiteks, ma ei tea, võtame 9. kuu eile genereeritud, peaks näitama meile midagi, ma loodan. Vastan. Ja siin on ka mitu erinevat nimistut, et põhimõtteliselt on võimalik ka veel seda periooditasu siis nimistu põhiselt filtreerida, et jääbki siia näiteks ainult üks nimistu, kellele siis septembri 6. tasuti selliste püsitasu iseloomuga teenuste eest 13 000 eurot. Siin on siis näha, mille eest summad läksid, ehk et on teise pere lisatasu, baasraha ja siis on pearaha erinevate vanuse lõikes, mis on summa ja mitu kindlustatud või palju siis nimistus oli sellise vanusega patsiente septembri kuu alguses. Ja siin on praegu, ma ei piiranud ära kontosid, ma võtsin ainult piiranguks raviasutuse ja siis nimistu, aga loomulikult on võimalik siis ülevalt ka lihtsalt piirata seda, et kui ma tahaksin näiteks ainult baasraha vaadata ja ma tahaksin vaadata baasraha näiteks kõikide kuude lõikes, siis ta näitab ilusti ära siin, kui mitu eurot on baasraha tasutud siin erinevatel kuudel. Ja võib-olla kommentaariks juurde, mis baasraha puhul võib tekitada küsimusi, et miks need numbrid siin on kuulalikus erinevad. Et siin see baasraha puhul me arvestasime märtsi ja aprilli eest, aprillis ja mais juurde siis Covidiga seotud täiendavad kulude katmise. Ja seda eraldi reale ei pannud, me panime selle baasraha sisse, seetõttu siin need summad on, miks nad ei ole iga kuu täpselt ühesugused, et see võib tekitada nii-öelda siis, võib-olla on tekitanud küsimust. Et siit jah, selles mõttes peaks saama hästi lihtsalt kogu info kätte ja vajadusel siis on siit võimalik vaadata kõike koos või siis ainult ühte nii asutust kui nimistut. Ja kuna see nimekiri on päris pikk, et kui ei taha alla nii-öelda kerida, vaid võib otsida näiteks sama hädala, siis lihtsalt siia otsingu aknasse kirjutate sisse selle ja teile saate siit valida selle ainult selle sama ühe. Et selles mõttes see lahendus on üpris mugav ja kasutatav. Ja tegelikult see on see sama lahendus, kuhu me soovime lisada ka selle lepingu täitmise vaatega sellisel tabel vaatekujul, et siis tekiks ka siit selline hea ülevaade kogu selle teenuskasutuse ja lepingu kohta. Nii ettemaksu või siis
jah, nende püsitasu arvete kohta mõtlen, kas siit veel midagi rohkemast ei olegi näidata. Võin see maakonna valikut ka teha, kui te tahate ainult enda asutust vaata, siis see maakond vast ei oma tähtsust. Põhimõtteliselt samasugune info on siis võimalik välja võtta uuringufondi ja teraapiafondi kohta. Et kui siia lihtsalt peale minna, siis siin on kõik asutused, aga samamoodi, et siit saab piirata, panna ainult ühe kindla asutuse peale. Kui te olete selles koonduvate, siis ta näitab teile antud juhul jooksvat täitmist, see on siis eilse seisuga. Nimistute kaupa jällegi. See nimistu info võetakse patsiendi küljest ja juhul, kui patsient ei kuulu, ei ole või ei kuulunud teie nimistusse, siis ta jookseb küll teile siia aruandesse, aga ta lihtsalt see nimistu tunnus siis puudub. Et selliseid juhtusid täiesti on olemas, eks. Et see on siis selline üldine pilt ja tegelikult saab vaadata ka natuke detailsemalt ehk kuuvaadet. Samamoodi võtame siis näiteks selle sama hädala. Et siin ta näitab, et kuidas kuude lõikes siis antud juhul perearsti uuringutega on läinud, et siit on hästi näha see koroonaperiood, aprill, kus oli inimeste liikumine minimaalne, läbi selle siis ka fondide täitmine oli väiksem. Ja siis saab siis vaadata kas uuringufondi või siis teraapiafondi, et lihtsalt peate ülevalt valima ühe või teise tunnuse. Ja samamoodi ka siin on see nimistu valik, et jätame ainult ühe nimistu ja samamoodi jällegi kuvatakse ilusti teile see info. Ja siit saab siis valida ka, et milliseid kuid võtta, et näiteks võtame ainult näiteks esimesed 6 kuud, siis kuvatakse siia ilusti kuuega andmed, et selles mõttes hästi paindlik, saate ühtepidi või teistpidi infot vaadata. Ja sarnane vaade tegelikult on olemas ka tegevusfondi kohta, et siin lihtsalt ei ole ees seda eelarve piiranguteks, aga siis siin ka samamoodi on kogu loetelu, aga tegelikult jällegi on võimalik enda asutusega piirata seda ja ta näitab teile ilusti ära nimistute lõikes, kui palju ühte või teise nimistul siis on näiteks tegevusfondi kasutus olnud sel aastal. Ja samamoodi kuuvalik on olemas, maakonna valik, nagu ma ütlesin, ilmselt asutuse enda teenuste kasutuse juures ei ole nii oluline. Ja meil on tehtud siia juurde veel ka selline võimalus, et saab vaadata kindlat teenust, et see küll on pigem sellise võib-olla statistika või sellise üldise vaatepilt, et ma ei tea, kui palju sellist vajadust on nüüd siis asutuses, aga näiteks siin, ma ei tea, võtame siit mingi suvalise teenuse. Et siis siin näidatakse ilusti ära, kui palju seda teenust on osutatud. Saab jällegi valida siit asutust, nimistut ja nii edasi, et see on küll pigem selline võib-olla liigne detail sellise lepingu jälgimise juures, aga vajadusel saab statistikat vaadata, et kui seda teenust kokku siin selle 8 ja natuke kuu jooksul on osutatud 14 000 korda, et siis, et kui palju siis on näiteks seda teenust siin asutustes nagu teinud, et selline info on kättesaadav. Ja see on siis selle
uue rakenduse sellised võimalused. Kui me selle rakenduse sisse saame selle lepingu täitmise sellise tabelkuju ka, et siis tegelikult me ilmselt MISP-is oleva selle lepingu vaate muudamegi ära nii, et kui te siit MISP-ist lähete selle sama aasta täitmise peale, siis tegelikult enam ei avata teile seda MISP-i tabelit, vaid avataksegi teile see Power BI aruanne, kus te siis saate minna oma asutuse peale ja vaadata seda teenuste ja täitmise infot. Nüüd mõtlesin, et millest ma veel peaksin rääkima. Ma lihtsalt meenutan seda, et need igakuised perioodiarved me genereerime siis iga kuu alguses hiljemalt viiendaks tööpäevaks. Et kuna meil ei ole miks viiendaks tööpäevaks on see, et kuna see protsess ei ole meil veel enda majas päris täisautomaatne, siis seetõttu meil on siin selline mõnepäevane viide ja see muidugi oleneb ka sellest, et me muutsime aasta alguses seda põhimõtet, et me vaatame iga kuu algusega üle nimistutes olevat patsientide arvu, isikute arvu, et siis me saaksime need arved kõik ühekordse tegemisega ära, et hiljem ei tuleks siis lähtuvalt isikute arvust muuta sama perioodi arveid. Et see on siis nagu igakuine protsess. On kindlasti meil juhtumeid see, kus need näiteks teise pere lisatasud on kas olnud liigselt või on puudu, et siis tegelikult me teeme lihtsalt parandusarve ja tekitame selle perioodi arvu uuesti, et ikkagi saaks selle õige rahastuse tagatud. Nüüd, mis sel aastal veel natukene pilti võib-olla segasemaks ajas, ongi see sama Covidi teema, et nagu ma ütlesin, siis aprillis-mais me alustasime juba nende võimalike lisakulude maksmist läbi baasraha, aga siis järgnevatel kuudel oli veel teine meede, mille puhul ka me maksime perearstidele lisa, oli siis nimistu väliste patsientide teenindamine ja nende puhul siis meil genereerisime need nii-öelda lisasummad siin kuu ja natuke rohkem viibimisega, sest seal siis aluseks oli tegelikult see info, mis on teie poolt saadetud raviarved ja nende põhjal siis arvutasime välja selle täiendava summa, mida üks või teine perearst pidi selle teenuse eest ka saama. Et need summad küll siin, jah, võib-olla võrreldes tavapäraste perioodi summadega olid väikesed, aga ikkagi selles mõttes olulised, et see oli kokkulepe, mida me siis täitsime. Ja ma mõtlen, et mis siis veel perioodi tasude osas vast ei olegi, et pigem ongi see, et ma loodan, et see protsess on hakanud jooksma, info ka toimib, et võiks olla võimalikult ülevaatlikult ikkagi olemas see info, et mis nüüd siis, mille eest siis nüüd on kasutud, on ju. Et panga puhul peaks olema nii, et nende kuuperioodi tasude puhul on seal siis ilusti välja toodud, et see on ühe kindla perioodi arve. Seal on toodud, et missuguse nimistuga on tegemist ja siis loomulikult seal pangas on siis see arvesumma, mis siis teil üle kanti.
ja need on siis need, mis siis kuu alguses siin sellel kuul siis arveldamine toimus meil eile, ehk siis eile tulid teile ülekanded nende jooksva kuude asjade eest ja need raviarvete koondarveldamise perioodilisus on meil nii, et kuna 10. kuupäevani siis saab esitada meil arveid eelmise kuu eest, siis 10. kuupäeval toimub koondarveldamine ja 24. kuupäeval siis nende koondarvete põhjal toimub ülekandmine partneritele, nii et 24. kuupäeval peaks tavaliselt olema siis raviarvete, jooksvate raviarvete eest tasutud koondarvete maksmine, et see võiks ka toimida. Ja siis tuleviku vaates, et me tegelikult oleme arutanud või mõtisklenud teemal sellest, et kuidas perearstide tööd lihtsamaks teha. Seda muidugi siis teie arendajate abiga, et täna ma tean, et kui te raviarveid teete ära päeva jooksul ja siis mingil hetkel edastate need meile, siis tegelikult te peate seal enda süsteemis tegema sellised koondpakid ja siis te saate need nagu meile alles saata, et meie soov tegelikult oleks see, et kui te olete selle ravide lõpetanud ja vajutanud, et see raviarve on valmis, siis tegelikult see info jõuaks kohe meie süsteemi ja te ei peaks sellist koondpakki seal vahepeal genereerima. Et see on nüüd see koht, et kui paljudele selline süsteemi muudatus nagu sobiks, et eelmisel korral, kui meil sellest juttu oli, siis vähemasti Medisofti poolelt oli põhimõtteliselt valmisolek sellise muudatuse tegemiseks olemas. Sest küsimus on selles, et kas ka teiepoolne sisend selleks oleks, teiepoolne sisend oleks ka okei, et see sellisel juhul toimiks, sest et see veel teeks nagu selles mõttes ühelt poolt teie tööd lihtsamaks, teiselt poolt vähendaks sellist andmeedastuse, ma ei tea, siis tippe, et kui meile need arved ikkagi jooksvalt tuleksid, et see kindlasti meie süsteemi sellist koormatust ka tasakaalustaks ja teeks võib-olla siin veel asju veidi lihtsamaks. Et aga see on nüüd see teema, mida siis on meil veel vaja arutada teie arendajatega, et see muudatus sisse viia. Ja mõtlen, et pigem jah, et selliseid suuremaid arendusi võib-olla sellise kuva või info jagamise mõttes me tulevikuks üritaks siis MISPi keskkonda vältida, et leida paindlikumad võimalused meil info jagamiseks ja seda on ka meil võib-olla lihtsam arendada ja kiirem teha, kui siis läbi selle keskkonna. Nii, aga nüüd olen pidanud päris pika monoloogi, et ma panen selle sharing'u korra kinni ja vaatame, kas meil on ka küsimusi tulnud vahepeal. Nii, kohe näen. Küsimus oligi, kas on reaalajas Power BI andmed on tegelikult siis järgmise hommiku seisuga tekivad Power BI andmed praegu. Siis on küsimus koduandusteenuse kohta, et kas see peaks olema tegevusfondis. Ja Power BI vaates seda tegevusfondis ei esine hetkel. Ahaa. Siin on, see on nüüd teema, mida ma täpselt peast ei tea. Siin on muidugi see võimalus, et kas see 3026 teenust liikus mingil hetkel tegevusfondi, et siis me peame vaatama üle selle aruande kuva, et kas need teenused seotud fondidega on korrektse koha peal.
Tere, Riho. Ma Tere! ütlen nii palju, et koduõendus on lubatud meil esmatasandi tervisekeskustele ja nendel on koduõendus küll tegevusfondis. Aga see on ainult esmatasandi tervisekeskustesse koondunud perearstidele tugiteenus. Kas see on septembrist või see on juba varasemast? See on varasemalt ja võib olla seotud kuidagi sellega, et meil see koduõendus on eraldi kontol, et me peame selle lihtsalt üle vaatama. Ja, õige, muidugi. Nii, ma arvan, et me mõlema Tanuga hea meelega kuuleks tagasisidet, küsimusi ja nii edasi. Jah, küsimus on, et perearstidel me teeme seda tõesti praegu 2 korda kuus. Et mitte ainult 10. kuupäeval. Te saate, kui te soovite, et teil oleks ainult 1 kord kuus koondarve, et siis põhimõtteliselt on see variant, et te saadate meile kõik enda arved kuu alguses ja siis nad jõuavad sinna 10. kuupäeva koondarveldamisse. Aga kui te saadate näiteks kord nädalas, siis teil ilmselt 2 nädala arved satuksid ühte koondarvesse ja siis teised siis teise. Et see selles mõttes võimalus on olemas, siis paindlikult saab ka nagu ikkagi enda koondarvet. Et me arutasime seda siis, kui me seda lahendust tegime, et kui tihedalt see võiks toimuda, et me praegu jäime selle kolme võimaluse juurde, et kas kord päevas, kord nädalas või kord siis üle 2 nädala, et jällegi natukene seda koormust võib-olla hajutada. Aga siis oleks veel mõned küsimused võib-olla, et meil on 81 inimest praegu siin infovahetuses, et kindlasti on olnud mingeid teemasid, mida peaks võib-olla arutama, millele tähelepanu pöörama või mida siis on vaja meil võib-olla täiendavalt arendussoovidesse panna, et seda süsteemi veel siis lihtsamaks ja mugavamaks teha. Kommentaar on siis sama füsioteraapia teenuse kohta ka, et mis on tervisekeskus ja mis on perearst. Et need peaks olema siis ka seal selles PI-s erinevates kohtades. See on nüüd 1. septembrist. Ja ma arvan, et tegelikult meil on võimalik selle ikkagi tunnuse järgi need hiljem eristada, et ei näiteks aruanne siis valesti. Kas on veel küsimusi järsku selle raamatupidamisliku arve osas, et ma saan aru, et nende tagasiside on olnud, et mingite aruannetega on probleem, mida teie raamatupidajad esitama peavad, et järsku on selle ettepanekuid või midagi, et kuidas see võiks olla? Panin kinni nüüd, jah? Keegi on kosta?
see krediitarvete esitamine esimese poolaasta kohta on meil töös praegu, et nii kui meil on see arendus täiendatud, siis me selle kohta jagame info, et tõepoolest, et praegu me nii-öelda lahenduses lähtusime üldisest. See pole mikritki siin. Kellelgi on mikker sees. Kas on küsimus? Nii. Vist ei olnud küsimust. Nii, kooli tervishoiu kohta küsimus. Ja raviarved tuleb nüüd esitada igakuiselt ja nii erikoolide kui tavakoolide kohta pearahasisesed koodid. Ja need fikseeritud tasud me arvutame jätkuvalt kord kuus. Ja teeme ise ülekande kuu alguses. Täpselt nii. Aga veel küsimusi? Praegu on see võimalus. Alati muidugi võib küsimused ja kommentaarid saata mulle. Ehk siis riho.peek@Haigekassa. Et siis saame ka jooksvalt ju infot vahetada või siis täiendusi teha, kui selleks vajadus tekib. Ja, või kui on selle Power BI vaadete suhtes mingeid ettepanekuid või tähelepanekuid, siis võib edastada ka mulle anuvaljad@haigekassa.ee. Saame neid ka täiendada vastavalt vajadusele. Anus, äkki oskad kommenteerida seda statistiliste koodide teemat kooli tervishoius? See oli lahendus, oli räägitud kooliõdedega ja see on tegelikult selleks, et saaks ära jätta selle aruannete esitamise. Ja ta tuleb meile info ikkagi konkreetselt õpilase kohta ja meditsiini vastavalt tema näidustusele ja tegelikult tehtud teenusele. Aga esimesed arved peaksid jõudma meile siin oktoobris või kui see natuke hilineb, ei ole ka nagu hullu selles suhtes. Aga nõus sellega, et natuke ootamatult see võib-olla arendajatele tuli, et üritame parandada järgmine kord kiiremini selle info anda ette. Ma siis, kui ei küsita meie käest, siis ma küsin pigem vastu. Et see sama teema, mida ma siin natukene rääkisin, see, et põhimõtteliselt perearsti arvete edastamine toimuks meil sisuliselt jooksvalt. Ehk kui te olete ravitöö lõpetanud ja selle raviarve nii-öelda kinni pannud, siis tegelikult jõuaks otse meile, et mis arvamus teil sellise muudatuse osas oleks? Kas on kindlasti mingisuguseid segavaid tegureid, miks seda teha näiteks ei saaks? Just siis perearstide enda poolt. Et kui jätta see, ütleme, süsteemi võimekus praegu kõrvale, et pigem see, et kas on mingid muud töökorralduslikud tegurid, mis sellist arvet edastamise muudatust nagu segaks? Võib ka oma vabalt mikrofoni sisse lülitada ja kommenteerida.
Tervist! Tervist! Kas on kosta? Mina Meedikumi esindan Siiri. Siiri, sa oled väga hästi kosta. Ja, et mina tahtsin öelda, et minu arusaamine oli, et kogu selle süsteemi ülesehitamise mõte oligi see, et saaks saata kohe arveid, mitte ei peaks tegema mingisuguseid pakke või saadetisi. Nii et kogu töökorraldus selles mõttes ikkagi tuleb selle pilguga, et ütleme korraldada, et see oleks nagu võimalik. No mis tekitab võib-olla natukene küsimusi on, eks ju see, et kodeerimise poole, eks ju, et kui doktor koostab raviarvet, et kuidas nagu tagada see, kõik need reeglid, eks ju, mis meil nagu kehtivad, et kuidas see nagu tagada süsteemselt, et see arve oleks algusest peale kvaliteetne ja läheks läbi teie süsteemi ja ei saaks tagasi, ma ei tea, vigu või mingeid selliseid muid asjaolusid. No, põhimõtteliselt selle arvega jooksul edastamisel ikkagi need samad kontrollid rakenduks, ehk et kui siis selles tarkvaras arvet tuletakse, üritatakse saata, siis tegelikult ta saab kohe need veateated, eks. Et see arve meile lihtsalt niisama nagunii läbi ei tuleks. Ja, no just, et pigem on see võib-olla selle, ütleme, et teenuse osutaja süsteemi mõttes siis nagu, et kui perearst, eks ju, saadab selle arve, läheb kohe, et talle võib-olla tekib töölauale, tuleb see arve tagasi, tekib, et mingi viga, tal tõenäoliselt ei ole aega tegeleda selle arvega paralleelselt. Kui ma nüüd mõtlen perearstidele, kes on väiksemad perearstid ja tegelevad sellega, eks ju, võib-olla selline, rohkem nagu ise, et ma ei pea silmas nüüd võib-olla meie asutus, kus meil on võib-olla nagu mingid arendused ja süsteemid rohkem. Et lihtsalt selline võib-olla mõte korraks, nagu ma ei tea, kas on probleem teistele, et võib-olla pigem peaksid teised kommenteerima, mitte mina. Jah, perearst peaks saama tegeleda oma põhitegevusega, mitte tegelema arveldusprobleemidega, eks. Aga siit ma praegu ikkagi olen nagu välja seda, et tegelikult sellele sellist väga suurt vastumensust ei ole, et pigem ongi siis see, et kuidas me saame tarkvara arendajatega nii kaugele, et selline võimalus tekib ja et ta oleks ikkagi siis perearstile sama lihtne kui praegu või siis veel lihtsam nende arvete edastamise mõttes. Aga mulle tundub, et tegelikult meil õnnestus plaanitud 2 tunni asemel saada hakkama isegi 1 tunniga. Et minu poolt suur tänu kõigile, kes olid kuulamas, küsimusi esitamas, kaasa mõtlemas. Et kindlasti püüame Anuga siin sellist jooksvat infovahetust hoida, et võib-olla tehagi siin kord ikkagi poolaastas selline infovahetus, mitte siis ainult teenuste vaatest, vaid ka sama raviarenduse vaates, et neid küsimusi ja probleemkohti nagu leida ja meie kõigi elu siis lihtsamaks teha. Et ma tänan kõiki ja siis toredat septembri jätku ja hoiame siis ikka kõik terve.